Kas vaktsineerimine mõjutab kuidagi ka lapse loomulikku immuunsust? Vaktsineerimine toetab lapse loomulikku immuunsust. Sünnihetkel lapse immuunsüsteem on lõpuni arenenud. Nüüd on vaja hakata ainult treenima, sest enne seda ta elas laps ema kõhus, suhteliselt steriilses keskkonnas, tal ei olnud need mikroobidega kokkupuuteid. Nüüd vaktsineerides organism hakkab välja töötama antikehi nüüd antud haigustekitaja vastu, mille laps vaktsineerimisel saab. Ja sellega koos mõjutades immuunsüsteemi, nüüd vaktsiiniga tegelikult me treenime immuunsüsteemi, ta muutub tugevamaks. Samas räägitakse nii palju sellest, et laps saab kõik vajalikud antikehad ema rinnapiimast kätte. Miks on vaja last lisaks sellele ikkagi vaktsineerida? Rinnapiimast saab palju antikehi. Ta saab neid antikehi haiguste vastu, mida ema on põdenud, mille vastu ema on vaktsineeritud. Aga need antikehad tulevad passiivselt lapseni ja nad tegelikult ei mõjune pikalt. Kui me räägime näiteks raseda vaktsineerimisest, praegu me soovitame ju kõigil rasedatel viimasel trimestril teha difteeria, teetanuse ja läkaköha vaktsiini, siis see annab kaitse nüüd 3. elukuuni, kui me hakkame imikut kaitsma nüüd teda vaktsineerides. Ehk et need antikehad küll, mis ema saab, jõuavad läbi platsenta imikuni ja 3 kuud, mil laps pole vaktsineeritud, on ta kaitstud ema antikehade poolt. Aga need ei tule mitte rinnapiimast, vaid need on jõudnud nüüd verega lapseni raseduse lõpul. Aga rinnapiimas olevad antikehad on nüüd need, mis siis on haiguste vastu, mida ema ise on põdenud või siis mille vastu ema on vaktsineeritud. Aga kas sama jutt kehtib siis ka näiteks gripivaktsiini puhul, et kui ma rasedana vaktsineerin ennast gripi vastu, kas mu laps on siis kaitstud? On kaitstud teatud aja jooksul. Ja tegelikult me ju soovitame ka gripi vastu vaktsineerida kõiki rasedaid, kelle sünnituse tähtaeg on gripihooajal. Ehk kui sa plaanid sünnitada novembrist aprillini, siis oleks mõistlik teha ka rasedale gripivaktsiin. Ema ei jää haigeks, läbi rinnapiima jõuavad antikehad lapseni ja tegelikult me kaitseme ka last, sest antikehad on seal raseduse ajal moodustunud. Miks vaktsineeritakse tavaliselt süstimise teel? Miks mitte suu kaudu? Me viime lapseni haigustekitajaid. Teatud vaktsiinide puhul on need elus nõrgestatud haigustekitajad. Neid saab manustada ka suu kaudu, nagu näiteks rotaviiruse vaktsiini puhul. Küll aga suurem osa vaktsiine praegu on väga väikestest haigustekitaja juppidest koosnevad, mis siis lapse organismi jõudes immuunsüsteemis annavad vastuse ja neid ei saa suu kaudu manustada. Rohkem infot vaktsineerimise kohta leiab Tervisekassa veebilehelt vaktsineeri.ee.